IT-tund. Saate toob sinuni Elisa, IT-ekspert, kellele saad kindel olla. Nii, tere tulemast kuulama nüüd siis juba juunikuist Geeniuse ja Elisa koostöös valmivat podcast IT-tund, kus me iga kuu siis räägime erinevatel IT-valdkonna teemadel, küberturvalisusest, tööst, töökultuurist, erinevatest asjadest. Igas saates meil on alati 2 külalist, kellega arutame teemasid ja kõigepealt siis räägime IT-valdkonna või seotud valdkondadega siis seotud uudistest ja siis liigume saate põhiteema juurde, milleks sel korral on töökultuur. Räägime kaugtöötamisest, kodukontorist, sellest, kuidas see meeskondi tööd mõjutab. Teatavasti ka ju COVID ajal paljud inimesed hakkasid rohkem tegema igasugust virtuaaltööd, nii et proovime rääkida natuke sellest ja muustki. Mina olen saatejuht Kaarel Kook ja minuga on täna stuudios Artur Braun, Elisa ärikliendiüksuse juht. Tere, Artur! Tere! Ja Kai Realo, pikaaegne Eesti tippjuht ning praegu jäätmekäitlusettevõtet Ragn-Sells juhtiv Kai Realo. Tervist, Kai! Tere! Kai, sina vist otseselt pikemat tutvustamist ei vaja, et inimesed ilmselt on sind ikkagi meediast näinud, kuulnud, aga võib-olla räägi enda tööst Ragn-Sellsis natukene, et mis teil seal praegu siuke, ma ei tea, rohkem, mis on siuke põhimure, mis teil seal valdkonnas praegu on, mida te lahendate, mis on siuke oluline teema teie jaoks nagu praegu? Meil ei ole muret, meil on puhtalt rõõmud, sest et lõpuks ometi on jäätmevaldkond kõigil päevakajaline teema, et me ise püüame nüüd nihutada seda jäätmevaldkonda, et võtame sellest osast, kus tuleb mees, auto viib prügi kuhugi ära ja keegi ei tea, kuhu ta selle paneb, et Ragn-Sellsi selline strateegia ikkagi hõlmab, et jäätmed on ressurss ja võtta siis sellest jäätmevoost välja nii palju materjale kui võimalik, et neid saata siis uuesti teisese toormainena oma elu elama, et see on selline väga suur mõttemuutus, ärimuutus, et sellega me tegeleme ja nagu ma ütlesin, siis kahtlemata on väljakutseid, aga on puhas rõõm sellega tegeleda. No igal juhul väga positiivne missioon, ma ütleks. Aga Artur, räägi sina ka lühidalt, et millega sina Elisas tegeled, et mis su igapäevatöö nagu hõlmab endas? Rõõm olla siin podcastis ja minu igapäevatöö hõlmab endas siis ärikliendi heaolu eest vastutamist enda tiimiga. Et need teenused, mis meil äriklientidele on loodud, meil on 2 sellist põhilist teenusvaldkonda, et üks on siis telkoteenused, mis on siis mobiilsideteenused, et kõne ja dataühendused, pluss siis püsiühendused ja siis teine suur valdkond, mille arendamise ja siis klientideni viimisega me praegu hästi aktiivselt tegeleme, on IT-teenused ja ütleme, meie IT-teenuste portfell on selles mõttes tänaseks päevaks juba päris korralik, et need lahendused, mis me suudame klientidele pakkuda, me suudame turul päris hästi, ma ütleks, konkureerida. Ja ka esimesed tulemused on olnud rõõmustavad, eriti nagu selle aasta esimeses pooles. Aga saad sa veidi rääkida täpsemalt, et mida need IT-teenused endast nagu hõlmavad, sest mulle tundub, et kui inimesed kuulavad võib-olla Elisast, eks ju, et siis nad ei mõtle teinekord nagu IT-teenuste peale, et mis need teenused on, mida te pakute, toob võib-olla paar näidet? Me oleme jaganud enda IT-teenused 3 kategooriasse. Üks on siis sellised teenused, mis on seotud kontori tööga ja kontoriga, ehk et alustades kontorivõrkudest, et wifi võrgud, kontori kohtvõrgud, siis kogu arvutiga kõik seonduv, alustades seal Microsofti litsentsidest ja siis viirustõrje ja litsentsidega ja samamoodi ka siis distantstöötamiseks VPN lahendused. Siis teine selline suur osa meie portfellist on Elisa pilv, ehk siis kõik pilvelahendused, varunduslahendused, mis on klientidele vajalikud, et töö oleks ettevõttes tagatud. Ja siis 3. osa on Elisa haldus, kus ennekõike siis tänasel päeval on meil võrguhaldusega seotud teenused, aga seda osa me ka aktiivselt laiendame. Ja võib olla selline täiesti omaette valdkond, mis ei ole nüüd siis otseselt
teenustega seotud, aga on siis võrgu lahendused, mis siis pärineb tegelikult Elisas sellest ajast, kui 2017. aastal Elisa ostis Santa Monica Networksi. Ehk et kõik, mis seotud ettevõtte ja organisatsioonide võrkudega just seadmete vaatest ja siis ka võrgu turvalisusega, et tulemüürid, switchid, ruuterid, selleks, et ettevõtte võrk oleks siis tänapäevaste nõuetele vastav ja turvaline. Et need võib-olla niimoodi sellises lühikokkuvõttes. No väga hästi tutvustused tehtud, liigumegi siis võib-olla meie selle uudisteploki juurde. Esimesena ma siin valisin välja viimasel ajal meedias väga palju kõneainet pakkunud kõiksugused riigi kärpeplaanid, et proovitakse igalt poolt võimalikult palju kulusid kokku hoida ja meie saatele sobivalt, siis ma otsisin ka just need kohad uudised välja, kus räägiti, et just IT-investeeringuid ka nagu plaanitakse edasi lükata ja see on siuke nagu huvitav teema mingis mõttes, et me tahame ju öelda, et me oleme IT-riik, eks ju, see on meie nagu siuke oluline nagu ma ei tea, maine aspekt, mida me nagu räägime endast välja poole, et et ma ei teagi, et Artur, sa siin rääkisid ka just, eks ju, IT-teenuste pakkumisest, et mida see tegelikult nagu tähendab nii-öelda organisatsiooni jaoks või siis riigi jaoks, kui siukseid IT-investeeringuid nagu lükatakse tulevikku kuhugi edasi? No, kui seda uudist nüüd lugeda, siis need IT-investeeringud on nüüd plaan küll sellel aastal ära jätta, aga neid ei jäeta päris ära, et neid lükatakse siis järgmisse aastasse, mis ma arvan, et Eesti riigis on väga, väga andekad ja tublid IT-valdkonna spetsialistid, kes siis oskavad ära hinnata ka see, et mis on sellised investeeringud, mis ei ole siis riigi toimimiselt toimekriitilised, mida ongi võimalik siis aasta võrra nihutada, aga sellegi poolest ma saan aru, et ikkagi need, mis on siis riigi jaoks olulised investeeringud, et IT-valdkonnas, et need ikkagi tehakse. Ehk et kindlasti seal on selliseid valikukohtasid, mis tuleb teha, aga et ma liiga mures selle uudise valguses ei oleks, et Eesti riigi IT-võimekus saaks kuidagi häiritud, et pigem siis ajatatakse investeeringuid aastate vahel, mis erasektoris on tegelikult üsna tavaline, et sõltuvalt vajadusest, sõltuvalt majanduskeskkonnast, siis võidakse ka investeeringuid aastate vahel liigutada ja see on nagu tavapraktika, et võib-olla isegi pigem ütleks niimoodi, et meie kogemuselt ja meie suhtluselt klientidelt, et erasektor tegi selle liigutuse juba varasemalt, juba eelmine aasta ära, kus vaatas ümber investeeringud ja lükkas mingid investeeringud edasi. Et selles mõttes ma nagu väga mures ei oleks. Jah, ma ise mõtlesin ka nagu selle pilguga, et eks ju investeeringuid on ju erinevat sorti, eks ju, et kõik ei ole nii-öelda mingisuguse riigi tuumsüsteemi arendused ainult, et tehakse ka igasuguseid, ma ei tea, kodulehti ja mida iganes, et mingeid asju, mida võib-olla saab nagu natukene kaugemasse tulevikku lükata. Järgmiseks uuris Kantar Emor, et kes on noorte jaoks siis nii-öelda mainekad tööandjad. Ja huvitavana just siis selle saate fookuse aspektist oli ka see, et väga kõrgelt hinnatakse just neid firmasid, kes pakuvad kaugtöö võimalusi või siis nagu nii-öelda paindlikku töögraafikut. Et seda nii-öelda võetakse nagu täiesti siukse normaalsusena. Ma ise pean ka ütlema ausalt öeldes, et minu jaoks ka, ma ei tea, kas ma kvalifitseerun nooreks, eks ju, et tudeng ma enam ei ole, aga ka nagu hindan väga kõrgelt, kui tööandja pakub ikkagi mingisugust siukest paindlikkuse võimalust. On ju, et ma ei tea, Kai, võib-olla räägi sina pisut sellest, et kuidas sa nagu tajud seda turgu, et kas inimesed eeldavad seda nüüd rohkem, et on võimalus kaugtööd teha või kas see on kuidagi just eriti ka noortes, et kas nõustud uuringu tulemustega? Ja ei, kahtlemata tööturg on väga-väga palju muutunud ja ta tegelikult oli muutuses juba ennem koroonat, aga koroona andis sellele sellise nagu kiirendi sisse, et täna ikkagi inimesed peale selle, et keegi ei taha teha enam sellist tuima rumalat tööd, tegelikult sinna juurde siis käib kõik see, et tahaks, et oleks ajaline paindlikkus, oleks koha mõttes paindlikkus, eks paljud inimesed peavad arvestama, et mõlemat ta võib-olla ei saa.
et võib-olla pean küll käima kindla koha peal ja tegema midagi, aga samal ajal ma tahaks siis, et mul oleks mingi võimalus valida, et millal ma siis puhkan ja millal ma siis töötan, et igasugune selline, mis läheb paindlikkuse alla, see on täna selline teema, millega ettevõtjad ja tööandjad peavad tõsiselt nagu vaeva nägema. Ja seal on muidugi kaks poolt, et ühest küljest on ta hädavajalik selleks, et töötajaid üldse endaga nii-öelda liita, neid õnnelikuna hoida, aga teisest küljest selline nii-öelda natukene ebaregulaarselt kuskil hajunult tegutsev meeskond, kuidas seda juhtida. Ma arvan, et keskmine Eesti juht ei ole veel üldse sellele väga palju mõelnud ega ka leidnud neid õigeid nippe ja siin ei ole ainult Eestis küsimus, see on tegelikult üleüldiselt üle maailma probleem, et kuidas juhtida, see on täiesti teistmoodi, kui sa juhid seda, et lähed tuppa ja vaatad kõiki oma alluvaid ja saad nendega nii-öelda silmsideme, kui sul on inimesed erinevatel aegadel, erinevates kohtades ja sa pead kuidagi ikkagi nii konkreetse inimeseni jõudma, kui ka võib-olla siis ka seda meeskonna vaimu suutma tekitada ja siis ka elus hoida. Aga liigumegi siis kolmanda uudise juurde. Apple, suur gigantfirma globaalselt korraldas arendajate konverentsi 2x2x DC või WWDC, kuidas keegi hääldab, kus nad tutvustasid erinevaid AI lahendusi. Nüüd võib-olla isegi nendest konkreetsetest nagu funktsioonidest, mida nad seal esitlesid nagu olulisem või siukse huvitavama nagu arutelu mõttena ma tooks välja selle, et et ideeliselt nagu seal ei olnud nagu väga palju nagu siukseid üliinnovatiivseid lahendusi, eks ju, et seal oli palju mingeid fototöötlus, tekstitöötlus, teksti kokkuvõtte tegemisfunktsioone, mis on teistel tootjatel juba ka olemas. Et mõtlesin arutada pisut võib-olla selle üle, et kui oluline on teha innovatsiooni versus nagu tuua turule nii-öelda töökindlaid lahendusi selles mõttes, et Apple mulle tundub on nagu viimastel aastatel ka nagu pisut tuntud selle poolest, et kui esimene iPhone tuli välja, siis see loomulikult oli nagu suur innovatsioon, aga et nüüd nad võib-olla teevad rohkem sellist asju, kus nad lasevad teistel turul olijatel nagu siuksed volditavad telefonid ja igasugused muud huvitavad asjad nagu ära testida ja siis nad toovad siukse nii-öelda valmis asja nagu ise turule, mis nagu nii-öelda works like magic ja töötab hästi, on ju. Et ma ei tea, Kai, et kuidas sina nagu vaatad selle pilguga, et kas on, et kuidas leida see tasakaal nagu riskivõtmise versus nagu siukse turvalise toote turule toomise vahel? Ja ei, see on väga hea küsimus, see on tänapäeval, ma arvan, selline veel kriitilisem küsimus kui võib-olla varem, et jääbki palju selliseid dilemmasid õhku. Ma ise enda jaoks olen seda nagu mõelnud nii läbi, et sõltub sellest innovatsiooni nii-öelda siis revolutsioonilisusest, et kui ikkagi on välja töötatud tehnoloogia, mis on valgusaastaid võib-olla konkurentidest ees, siis kahtlemata alati on küsimus, et kui palju riske sellega on seotud, kui palju investeeringuid see nõuab, et see ellu viia, aga õnneks on ettevõtteid, kes need riskid võtavad ja nad ka ellu viivad. Teisest küljest kunagi ei saa pahaks panna ka neid, kes nagu Apple tulevad siis teisena ja toovad siis turule sellise juba kõik need lapse ja haigused läbi põdenud tooted. Et see ongi nagu selline elupõline dilemma, et kas olla see esimene, saada võib-olla seeläbi see selline esimesed võimalused, esimesed testijad, esimesed nii-öelda tähelepanu või siis olla see teine, et kord nii, kord naa, et ka minu elus on olnud erinevaid, ka Eestis lausa erinevaid võimalusi, kus on suudetud seda esimesena turule toodud nii-öelda võimalust maksimeerida ja jäädagi nii-öelda kõige tuntumaks, kõige nii-öelda tunnustatumaks. Aga loomulikult on ka palju neid olukordi, kus me ei teagi praktiliselt, et kes oli see esimene, sest et keegi, kes on tulnud hiljem, on seda teinud paremini. Ehk et ma arvan, et see on selline lõputu dilemma, mida teha.
See on huvitav, jah, sa ütlesid ka, et sõltub nagu tehnoloogia revolutsioonilisusest, et kas võiks siis vist järeldada, et Apple nagu siukest tehisintellekti peab üsna revolutsiooniliseks selles mõttes, et noh, on loomulikult juba natuke aega räägitud AI-st, eks ju, ChatGPT-st me aastaid juba teame ja kõik on selles mõttes nagu selge, aga et võib-olla nagu telefonides või see nagu siuke fookusteemaks on saanud alles hiljuti. Et kui vaadata, mida Apple tegi nagu enda selle VR-prillidega, eks ju, et siis VR-prillid on, ma ei tea, 10 aastat, ma ei tea, rohkem, eks ju, olnud ja siis nüüd nemad tulid enda omaga, et siis võiks, et nad vist hindavad, et väga suur revolutsioon on AI-s tulemas. Ma arvan, et kui nüüd mõelda konkreetselt Apple'i peale siis või selle peale, siis tasub ka mõelda sellele, et kes on see peamine nii-öelda sihtrühm. Ja sa pead ka tajuma seda, et kas sinu sihtrühm ja kui suur osa sellest sihtrühmast peab oluliseks konkreetselt selle teenuse arendamist, et kui me mõtleme sellist keskmist Apple'i kasutajat, siis ta võib-olla ongi väga nagu selle brändi toetaja, et Apple'i moto on ju olnud see, et ka idioot saab hakkama enam-vähem, sest et kõik on tehtud niivõrd lihtsaks. Ja nüüd küsida, et kas selline klient, kelle nagu peamine moto on see, et kõik asjad oleksid lihtsad, on ka see, kes on see uue tehnoloogia esmane adapteerija, et ilmselt mitte, et ta nagu ikkagi on see, kes tahab saada juba sellist nagu väga-väga ära lihtsustatud ja tema jaoks väga selget otstarvet täitvat teenust, ehk et jällegi see kliendi vaade on oluline, et kes on sinu see peamine tarbija ja kuivõrd oluline tema jaoks revolutsioon on või ta on pigem nagu see, kes ootabki seda evolutsiooni. Aga jah, seal tuleb alati see kriitiline piir, et igal brändil on ka need kliendid, keda kutsutakse siis neid early adapters, ehk et need, kes tahavad ikkagi saada kogu aeg seda uut. Ja nüüd on küsimus, et kui sa ikka liiga palju nende närvidele mängid ja oled alati see viimane, kes siis midagi uut välja toob, siis need närvilised kliendid, kes ootavad uut, võivad siis ühel hetkel minna ja kuhugi mujale ja neid närvilisi uut ootavaid kliente on vaja selleks, et sõna leviks, bränd elaks, tekiks selline müstifikatsioon selle ümber, et iga ettevõte peab ka oma selliseid uuendusi ootavaid kliente mingit moodi kaasas hoidma, aga selle jaoks tänapäeval on kõik need alfad ja beetad ja kõik muud asjad, kuhu sa saad mõned innukamad ja närvilisemad kliendid peale lasta, kes siis saavad esimesena juba midagi testida. Jah, ma olen hästi nõus sellega, et see sõltub hästi palju ka sellest, et milline on ettevõtte siis selline positsioon või millega siis ettevõte tahab turul teistest eristuda. Et kui ongi võetud selline innovatsiooni liidri roll, siis innovatsioon mõistena ja tegevusena ja sellise valdkonnana võib-olla asetub hoopis teise valgusesse. Et mis nagu tehnoloogia puhul on minu meelest hästi põnev, et tegelikult tehnoloogias ju sellist põrandaalust innovatsiooni toimub pidevalt. See on see, mis meile täna veel välja ei paista. Ja kui on siis neid ettevõtteid, kes selle põrandaaluse innovatsiooni tehnoloogias suudavad viia siis lõppkasutajani, siis need on need, kes lõpuks silma paistavad. Ja see on võib-olla omaette oskus ka, et kuidas siis see tehnoloogias selline varjatud innovatsioon on võimalik siis lõppkasutajani viia, et sel viisil, et see väärtus maksimeeritakse. Ja selles osas võib-olla on Apple'i puhul kindlasti mida õppida, et nad toovad nii-öelda ära proovitud asja hoopis teises valguses inimesteni, millega siis võidavad selle lisa sellise koorekihi siis ka turult ja tegelikult nagu võimendavad enda turupositsiooni. No vot, sellega võime siis vist uudistebloki lõppenuks lugeda, aga lähme siis töökultuuri juurde, et siin endal küsimusi mõeldes ka, et minul kohe selle kaugtöö igasuguse virtuaaltööga meenus ikkagi COVID, et see oli see, kus ikkagi väga paljudel ettevõtetel sõnades mõttes ei olnud mitte mingisugust valikut, tuli lihtsalt väga kiirelt leida lahendused, kuidas nii-öelda distantsilt tööd teha niimoodi, et inimesed on kodus
et ma ei tea, Kai, alustame võib-olla sinuga, et mida sa näed, et Covid muutis meie töökultuuris, et kas see nagu tõi midagi uut või tegelikult lihtsalt kiirendas seda protsessi, kus inimesed ootavad töötamist distantsilt? Ma arvan, et kõige positiivsem, mida Covid tõi, on see, et nüüd enam ei aeta inimesi lihtsalt selleks, et keegi peaks kõnet ühte ruumi või ühte, ma ei tea, lennujaama konverentsisaali kokku, et see oli väga suur osa minu elust enne Covidit, et suur juht peab kõnet ja palun selleks sõita punkti B või koguneda ruumi A. Ja see võttis tegelikult väga palju aega ja täna me teame ka, et see on juba keskkonnavaenulik tegevust lihtsalt sõita selleks, et keegi sulle kõnet peab. Et ma arvan, et selline asjatu inimeste ühte ruumi kokku kogumine, see on kõige positiivsem ja selle all ma just mõtlen neid kogunemisi, kus tegelikult ei olegi planeeritud sellist arutelu või infovahetust osalejate vahel, vaid põhimõtteliselt keegi seisab laval ja räägib sulle, kuidas elada või mida uut on tulemas. Et see nüüd on kõik kolinud täna ikkagi kõikidesse nendesse veebilahendustesse ja ma olen selle üle siiralt õnnelik. Aga mis ta muidugi tegi väga keeruliseks, on ikkagi see, et nüüd me täna ikkagi oleme silmitsi reaalsusega, kus kontorid on tühjad, inimesed töötavad kodus, töötavad puhkekodudest. Et selles mõttes, kuidas sellises olukorras võib-olla paljud tööd muidugi seda võimaldavad nii, et inimese töö ongi suhteliselt iseseisev, seda on võimalik väga lihtsalt nii-öelda mõõta, ehk et mingi asi tuleb ära teha ja tähtajaks on tehtud või ei ole tehtud, on mõõdetav, aga mida on väga keeruline teha, et väga palju tööd ei ole nii mustvalge, et inimese töö ei ole nii, et hommikul oli virn lauanurgal ja õhtuks peab see virn kadunud olema. Ühest küljest nii-öelda noortele juhtidele ennekõike on väga suur väljakutse aru saada, et mis on inimese üldse nagu produktiivsus, millega ta tegeleb, kas ta tegeleb õigete asjadega ja millal ta toppama jääb. Ehk et tegelikult päris suur probleem on ka selles, et selles virtuaalmaailmas sa tegelikult mitte ei pea muretsema ainult sellepärast, et inimene nüüd sihilikult ja teadlikult ei tee tööd, vaid ka tegelikult see, et kui ta on jooksnud ummikusse, et sellest võib pikalt rääkida, mis kõik neid väljakutseid veel tekitab, aga see on üks osa, et ei olda võimelised leida seda kontakti, kus ka leida need töötaja jaoks kitsaskohad üles. Just, et kõik ei pruugi ju alati tulla ise jutule, eks ju, et sa pead kuidagi suutma neid ka ise märgata, tuvastada, võib-olla küsida. Ja tegelikult selle juures on üks fenomen, et palju on räägitud ka sellisest juhtimisest, et nii-öelda leading by walking around, eks ju, et kõndides ringi ma juhin inimesi ja sellel on kaks poolt, et ühest küljest juhil on nii-öelda inimeste suhtes selline nagu ülevaade, et lähen ta kabinetti ja ajan 2 sõna juttu ja saan aru, et mis emotsioon ja mis tunne. Aga niimoodi olid harjunud ka paljud alluvad oma juhiga nagu kontakti leidma, et naljaga pooleks, et kui nägid, et juht tuli oma laua tagant välja ja läks kohvi järele, siis alluv krapsas püsti, lippas juhile järgi ja seal kohvitassi juures muuseas küsis siis ka, et ma olen siin praegu selle asja juures ja mis sa arvad, mis ma tegema peaks. Aga sellises virtuaalmaailmas võtta ennast nii-öelda kokku ja algatada juhiga see Teamsi kõne ja leida see aeg, et kas juht on üldse vaba ja märgata seda hetke, millal ta siis ei ole teises Teamsi kõnes. See on ikka paras virvarr, et tegelikult see osa on see kõige keerulisem, et kuidas see nii-öelda vanasti nii-öelda täiesti juhuslikult muu asja käigus leitud kontaktid viia nüüd üle sellisesse mööda ilma laiali üle veebilahenduste töötamise mudelisse. Aga kas, Artur, võib-olla räägi sina, et kas see nii-öelda kaugtöö populaarsuse tõus, et kas see nagu inimeste vahel konflikte ka tekitab organisatsioonis? Ma mõtlen seda, et on ju töökohti, mida saab teha kodust arvutiga ja siis on neid, mida ei saa, mõne asja jaoks peab olema kohal, ma ei tea, Elisa puhul, eks ju, keegi peab esinduses olema ja teenindama kliente koha peal, neid, kes ei saa veebilehe kaudu minna või mis iganes, et kas seal ka tekib nagu mingit sükest hõõrumist,
et ebaaus, et teised ei pea kontoris käima, aga mina pean nagu olema siin kuskil tööpõllul? Ma arvan, et sellised otseselt nagu hõõrumist ei tekita, et sellepärast, et kui inimene teeb enda töövaliku, et ega kedagi ei sunnita valima seda tööd, mida ta siis valib ja kui ta teeb seda tööd, ja ta teab, mida ta valib, et ja kui inimene on valiku teinud, siis temale on see töö ja see viis sobilik. Et täpselt samamoodi nagu kõik inimesed ei taha kodunt töötada, vaid tahavad kontoris käia, osad siis ka kõikidele ei sobi kõik tööd ja kõik ei pea just võib-olla selles igapäevases kliendi suhtes olema. Aga ma arvan, et seal mis nagu selle kaugtöö puhul selline varjatud efekt on see, et inimesed võib-olla töötavad nagu liiga palju. Ja see on ka üks juhtimisväljakutsetest, et kuidas siis märgata seda, et sellepärast, et see on hästi tavaline, et ütleme, kontor on selles mõttes nagu hea, et kui kontoris seal tööpäev lõpeb näiteks kell 5, siis inimesed panevad arvuti kinni ja lähevad koju. Ja see tõmmatakse selline teadlik joon vahele, et nüüd ma tegin tööd ja nüüd ma tegelen muude asjadega. Siis kodus on see piir väga-väga selline õhuke, kui mitte olematu. Et ikka ma lähen, et ma nüüd tegin selle asja ära, aga nüüd seal kell on küll 8, aga ma ikka vaatan, et mis seal meilis toimub või mul üks asi jäi ikkagi tegemata. Et kuidas siis ka ise teadlikult iseennast juhtida selleks, et siis nii-öelda tõmmata siis see piir vahele, et nüüd oli tööpäev, ma tegin tööasjad ära ja nüüd ma pean tegelema muude asjadega. Et see on võib-olla isegi, ma ütleks, et need inimesed, kes peavad füüsiliselt kuhugi minema ja kusagil tööd tegema, siis nad on paremas seisus kui need, kes distantsilt kodukontoris tööd teevad. Et see on nagu siuke nagu füüsiline piir sõna otseses mõttes, aga ka nagu siuke psühholoogiline, et sa lähed töölt ära ja siis oled nagu oma eraelus, on ju. Täpselt nii, jah. Aga nagu kuidas siis seda tiimi juhtida, kui nad on seal kodukontoris, et Kai, sa mainisid ka, et see tekitab palju siukseid juhtimisalas väljakutseid, eks ju, et sa ei saa võib-olla minna kontorisse nii-öelda veemasina kõrval trehvata ja kuidagi seda juttu puhuda, et kuidas, ma ei tea, kuidas te Ragn-Sell siis näiteks olete lahendanud selle, et neid riske nagu maandada virtuaaltöös? Mina isiklikult näiteks olen just see inimene, kes töötab kontoris, sellepärast, et esiteks mulle just meeldib see nii-öelda tulen oma isiklikust elust, lähen tööle ja siis, kui tööpäev lõpeb, siis ma lähen ja tegelen muude asjadega. Aga teine efekt, mis sellega kontoris olekuga kaasneb ja miks see on ka minu valik, on see, et kõik mu sellised nii otsesed alluvad kui nende meeskonnaliikmed ikkagi aeg-ajalt satuvad kontorisse ja siis, kui nemad tulevad aeg-ajalt, siis mina olen kogu aeg seal. Ehk et mul ikkagi on nagu väga hea võimalus absoluutselt kõigiga, kes sinna aeg-ajalt satuvad, leida mingisugune selline inimlik otsene suhtluskontakt, et rääkida inimesega näost näkku, et see on nagu üks vahend, et ikkagi leida neid hetki, kus sa lihtsalt inimestega saad ikkagi reaalselt kohvimasina juures kokku. Aga teine pool on ikkagi meie ettevõttes ka väga selge põhimõte, et neid nii üks-ühele füüsilisi kohtumisi peab olema. Selleks on siis 2 varianti, et meil on ka mitte ainult, et inimesed töötavad kodukontorist, vaid meil on ka terve hulk inimesi, kes töötab Eestimaa erinevatest punktidest, et meil on käitlused nii Pärnus kui Tartus kui Rakvere lähedal ja meil on raamatupidamine Haapsalus ja klienditeenindus Kiviõlis ja sõltubki sellest, et kas siis läheb juht inimese juurde või siis kodus töötav inimene tuleb kontorisse, aga et on ka need regulaarsed näost nähku kohtumised, et säiliks selline üksteise mõistmine ja ikkagi kehakeelest loeb teinekord rohkem välja kui see nii-öelda udune pilt seal Teamsi ekraanil. Aga veel keerulisem on tegelikult nagu see, et kuidas siis seda meeskonda hallata, et juht ja otsene alluv saavad veel selle näost näkku kohtumise, aga kuidas sa siis selle seltskonna sealt nii-öelda ühest kohast ja teisest kohast kokku nopid ja saad,
et me ikkagi ka püüame teha kõiki selliseid arutlusi, nõudvaid kohtumisi füüsiliselt, et ikkagi valmistame ette, et nendel päevadel, nendel aegadel palun olla kontoris, sest et meil tegelikult on selline kohtumine, kus lihtsalt ei loeta kõva häälega midagi ette, vaid et meil on teie kõigi tagasisidet vaja, meie kõigi arvamust on vaja ja selliseks kohaks ikkagi on äärmiselt oluline, et inimesed oleksid ühes ruumis, saaksid rääkida korraga kas või see on eestlastele nii omane, et see on üks väheseid kultuure, kus ei peeta ebaviisakaks seda, et kõik räägivad korraga ja see on tegelikult ka üks viis nii-öelda seda, mida Teamsis teha ei saa, sa lihtsalt ei saa mitte millestki aru, aga kuidagi huvitaval kombel elusalt ühes ruumis olles see toimib, et inimesed kõik räägivad korraga, aga kõik saavad ka kõigist aru ja see on see, mida me püüame säilitada. Ja tegelikult ikkagi tundub, et siis nagu see võti mingis mõttes on nagu tegelikult leida see tasakaal selle vahel, et käia ikkagi kontoris ka, aga siis pakkuda seda paindlikkust ka, et on võimalik kodus teha, on ju. Okei, aga natuke tahtsingi siin küsida ka, et mis on need asjad, mille jaoks on füüsiliselt vaja kohal olla kontoris tegelikult, et Kai sa mainisid ka, et te teete siis, kui on vaja nii-öelda sükest aktiivset osalust inimestelt, eks ju, et on vaja midagi otsustada, millegi üle nagu sisuliselt arutleda, et siis oleks hea olla kohal, aga et kas neid on nagu veel, et mingid asjad, mille jaoks nagu kindlasti peab olema kontoris, ma ei tea, Artur, võib-olla kuidas teil käib, et? Siin eelmine aasta me tegime töötajate hulgas kaardistust ja just nagu ütleme siis kontori osas ja see puudutas meie plaane siin uue kontori osas, et ja siis kaasajasta seda, et need mõtted, mis meil varasemalt olid, et kas me liigume õiges suunas endiselt ja siis seal kaardistuste käigus tuli ühelt meie inimeselt tuli selline väga väärtuslik mõte, mis tegelikult kannab endas kogu nagu kontoris käimise sellist ideed minu hinnangul. Ja ta ütles, et kontorisse minek on alati seotud mingi ebamugavusega. No kas istud autosse või lähed bussi peale või ma ei tea, sõidad rattaga või elektritõuksiga, aga et sa pead enda sellisest mugavusalast kodust siis välja minema, et jõuda kontorisse. Ja nüüd see, et sa selle ebamugavuse aktsepteeriksid, et see kontorisse mineku väärtus peab üle kaaluma selle ebamugavuse, mis on seotud siis kontorisse jõudmisega. Ja ma arvan, et see oli selles mõttes oli väga, väga põnev mõte ja tegelikult nii ongi. Et see töö, mis kontoris tehakse või see, mille pärast siis inimene kontoris tuleb, et see peab looma talle väärtust. Ja see väärtus on sama, mis tegelikult ka Kai mainis, et kas need on siis tiimi arutelud või kus on vaja inimeste kohalolu, et kõik saaksid mingisse otsusesse siis oma sõna kaasa rääkida või siis seal otsustusprotsessis osaleda või tehakse töötuba, kus lepitakse kokku mingites uutes suundades, mingites uutes tegevustes. Et just see väärtus, aga ütleme, see väärtust ei ole võimalik luua enne, kui ei ole sõnastatud enda jaoks see mõte, et see, et me tuleme kontorisse, me teeme seda sel eesmärgil või selle mõttega, et lihtsalt tulla kontorisse tuleku pärast, sellel päriselt ka ei ole sisu. Ja teine pool on muidugi see, et tiimides on vajalik, et on kokku lepitud siis need rutiinid ja kokkulepped, et mis on need olukorrad, milliste asjade aruteluks siis tiim lepib kokku, et me tuleme kohale ja oleme meeskonnana koos, aga ka sellised regulaarsed vestlused juhi ja tema tiimiliikme inimese vahel, et on selleks siis regulaarne üks, mis sõltuvalt organisatsioonidest võib toimuda kas kord nädalas, kord 2 nädala tagant, kord kuus, aga ka sellised võib-olla ettevaatavad vestlused, on ta siis poolaasta vestlus või selline aastane vestlus, et kus minnakse võib-olla inimesega seotud teemadesse rohkem ja süvitsi sisse. Et see sõltub organisatsioonist, sõltub tiimist ja siis sellest töö sisust, mida see tiim teeb. Aga ja see, mida mina soovitan meeles pidada, on ikkagi see väärtus, et see
kontorisse tuleku väärtus peab olema suurem kui see ebamugavus, mis siis nii-öelda kontorisse tulekuga inimesel kaasneb. Aga räägime sellest töö efektiivsusest korraks, et et mulle tundub, et nagu võib-olla mõned juhid muretsevad selle pärast, et kui ma saadan inimesed nagu kodukontorisse, et siis kas ikkagi töö saab ka nagu tehtud, et et ühesõnaga võib-olla alustame laiemalt, et kuidas teie kogemus on, et kas töö ikka saab tehtud või? Ma võib-olla alustan, et laisk võib olla ka kontoris. Et see, et kus inimene on füüsiliselt, ei sõltu sellest, et kas töö saab tehtud või mitte. Sõltub hästi palju ikkagi sellest, et mis on siis kuidas inimesega on tehtud kokkulepped, kui hästi ta on saanud aru nendest ootustest, kui hästi ta on saanud aru enda tööst, mis on ta eesmärgid ja kuidas siis seda liikumist jälgitakse. Ja mina ei asetaks seal seda piiri, et nüüd kontoris on kõik virgad ja tublid ja samamoodi, et nüüd kodus on see nagu väljakutse, et üldsegi mitte. Küll, mis võib-olla on nagu eemalt töötamise puhul see, et inimesed vajavad neid oskusi. Et kui kontoris olles võib-olla oli selline sotsiaalne efekt või sotsiaalne mõju, et kui vaatad, et kõik kolleegid usinalt teevad tööd, et siis sa oled ka nagu nii-öelda võib-olla usinam. Aga see, see ongi see oskus, et kuidas siis säilitada selline nii-öelda enda ajajuhtimisteadlikkus, et ma teen mingid asjad ära, mis ajaks ma need teen, aga tulles tagasi nüüd selle alguse juurde, et see kokkuleppe inimese juhi vahel on hästi oluline, et mis on talle siis ootused, kuidas mingid asjad tehtud peavad saama. Ja ma lisaks Arturile, et kahtlemata meil on sõltumata sellest, kus inimene töötab, on inimesi, kes ei ole niivõrd iseseisvad, kes vajavad küll juhi tuge, küll meeldetuletamist, küll nii-öelda järelevalvet, et neid on nii kontoris kui kodus töötades, inimene selles mõttes ei ole oluliselt muutunud. Küll aga sellise inimese, kes ei ole niivõrd nii-öelda enesedistsipliiniga hiilgav, tema nii-öelda ahvatlused kodus töötamisel on paratamatult suuremad. Külmkapp ahvatleb, õues asjad ahvatlevad, lemmikloom vaatab niiske pilguga otsa ja kõik asjad segavad. Et selle tegelikult nagu raskuskese ikkagi langeb sellele nii-öelda juhtimiskompetentsile, et mismoodi sellist natukene vähem iseseisvat kolleegi nii-öelda siis hoida joone peal, et see ei pea olema selline, et palun iga päeva lõpuks tee mulle Exceli tabel, et mis sa siis ära oled teinud ja saame seal ruudud panna kas punaseks või roheliseks, vaid et pigem ongi sellised väiksed müksamised. Palju räägitakse nendest hommikustest 5 minuti koosolekutest ja paljude tiimide jaoks, eriti operatiivtiimide jaoks tegelikult on see selline just, et hommikul veel juht nii-öelda räägib üle, et mis selle päeva fookus on ja tuleb kõigil korraks nii-öelda see nii-öelda teadvustrimmi ja minnakse sealt edasi, et see on natuke selliseid erinevaid juhtimisvõtteid, et kui ennem läksid alluvate tuppa ja lihtsalt karjusid ukselt, et täna tuleb neid asju teha, et siis nüüd osad on üle läinud sellele, et nad karjuvad lihtsalt läbi Teamsi, aga läbi Teamsi me ju kõik teame, et sa võid olla ka lõuani teki all ja ainult oled nagu kulmud ära kamminud, et näha seal ekraanil viisakam välja, et see on natukene, ma ütleks, et juhtimis-challenge on suurem kui see, et inimesed nüüd oleksid muutunud mingil moel. No aga liigumegi siis võib-olla nende riskide juurde, et osaliselt me siin juba katsime, mis võivad olla nagu ohud või siuksed murekohad selle kaugtöö juures, aga ikkagi IT-tunni saatele kohaselt minu mõte jooksis esimese asjana ikkagi nagu küberturberiskide peale ka, et inimesed ju võtavad tööarvuteid koju kaasa, käsitlevad tööga seotud tundlikke dokumente kodus, mingisugused kodused wifi võrgud, mis võib-olla ei ole turvalised, et Artur, teie kindlasti IT-teemadest nagu teate siin rohkelt, et kuidas nagu neid riske maandada, et saaks nagu töö turvaliselt tehtud kodust ka? Ma arvan, et selline jällegi, et see kodune töökeskkond, ta toob siis turvalisuse teise võtmesse,
aga see sõltub ettevõttest, et ütleme, et kui ettevõte ei ole turvaline kontoris, ka siis küberturbe mõttes või küberturvalisuse mõttes, siis ta ei ole seda ka siis nagu kontorist väljaspool. Et need, ütleme, need kõige tavalisemad praktikad, mis ikkagi ettevõttes peavad nagu paigas olema, on see, et on kontrollitud ja hallatud ligipääsu õigused ja ligipääsu arusaam. Et me teame, kes saab ligi mingitele andmetele selleks, et ta enda tööd saaks teha, aga ja juhul, kui inimene peaks ettevõttest lahkuma, et siis need ligipääsu õigused ka suletakse, seal on võimalik erinev automatiseerimispraktikaid rakendada, aga et see ligipääsu ja kasutajaõiguste haldus, ma arvan, on üks nagu võib-olla isegi kõige olulisemaid asju. Siis teine pool on see, et milline on inimeste ligipääs nüüd ettevõtte võrgule väljaspool siis kontorit. Ja seal kõige laiemalt levinud VPN ühenduste loomine, ma arvan, et see ei ole tänapäeval enam ka selline raketiteadus või väga midagi sellist erilist, ja inimesed on tegelikult sellega harjunud, aga et sellise turvalise suhtluskanali loomine nüüd inimese kodu ja ettevõtte siis võrgu vahel, see on ääretult tähtis. Aga sellega see kindlasti ei piirdu, vaid ka kodukontoris ja väljaspool, kas kodus või ma ei tea, maal vanaema juures, tuleb inimesi ka järjepidevalt koolitada, et minu meelest see hiljutine statistika ikka ütleb see, et 80% kõikidest siis rünnakutest või rünnakute aluseks võetud siis andmetest saadakse siis õngitsusmeilidega. Ja et inimesi koolitada, et ära tunda, et mis on päris ja mis on vale või siis, et mingi selline kriitiline mõtlemine inimestel tekiks, et kas ma nüüd seda meilis saabunud postipaki linki klikin, kus ma pean tollimaksu maksma või mitte, et see selline äratundmine peaks inimestel tegelikult nagu see on nagu ettevõtte vastutus, et sellist tarkust inimestes arendada. Ja eks võib-olla need ongi sellised võtmekohad, et sest sõltumata sellest, et kui hästi turvatud võrk või kui hästi ja turvatud arvuti inimesel kasutus on, siis hästi palju, ütleme siis, lõpuks sõltub ikkagi sellest, et kuidas inimene käitub selle arvuti taga. Ma paneks südamele, et koolitage palun nende inimesi küberturvalisuse osas ja sellega võetakse maha juba päris paljud riskid. Aga ma mõtlen, et väiksemad ettevõtted ilmselt nagu eristuvad siin pisut, eks ju, et et ma ei tea, kui sul on ettevõttes sadu töötajaid, eks ju, et siis on loogiline, et sul on siuke korralik kaughaldussüsteem, eks ju, arvutid on täpselt õigesti seadistatud, VPN-id, värgid, särgid, eks ju, aga ma ei tea, kui mul on 10 töötajat, on ju, et siis võib-olla paljudes ettevõtetes ei eksisteerigi sellist nagu asja, et lihtsalt inimesel on lihtsalt arvuti. Et näiteks nagu mina töötan väiksemas ettevõttes, minul ei ole siin mingisuguseid huvitavaid tarkvarist, eks ju, et kõik sõltubki ainult nagu minust, et kas siis võiks öelda, et väiksemate ettevõtete jaoks võib-olla siis see koolitamine ongi veel sedavõrd olulisem või kuidas seal nagu lähendada selle, kui sul tegelikult ei ole ressurssi nagu sellist korralikku IT-süsteemi ehitada? No ma arvan, et lihtsamate asjade jaoks, et juba see, millest ma rääkisin, et kas või ligipääsude haldus, et kellel on millised ligipääsud millistele kaustadele ettevõtte infole olemas. Et mingisugunegi süsteem. Et mingisugune süsteem, selline baashügieenitase on alati võimalik luua. Jah, nõus, et võib-olla seal mitmetasandiline autoriseerimine ja autentimine võib olla siis väiksema ettevõtte jaoks keeruline, aga ma ütleks, et ka väiksema ettevõtte jaoks need tänapäevased lahendused on ikkagi tehtud juba sedavõrd lihtsaks, et natukene sellist kübertundlikku turvalisuse teadmist tasuks igal ühel omada ja kui ettevõttes ongi 10 inimest, siis see on tegelikult ettevõtte juhi vastutus vaadata, et on tagatud nii selline küberturvaline keskkond ettevõtte toimimiseks, kui siis ka siis füüsiline turvaline keskkond. Kunagi asjad ei juhtu iseenesest, aga see on vaja ka väiksemas firmas vaadata sisse, et mis on need
baaskriitilised asjad, mis nagu läbi käia ja parool, ligipääs, võib-olla, et sealt tasuks nagu alustada ja siis vaadata juba siis privaatvõrku teenindada. Ma olen täiesti nõus sellega, et tegelikult küberturvalisus teatud tasemel on ikkagi nagu selline baashügieen, et sõltumata ettevõtte suurusest on ju andmeid, mille nii-öelda levikut me keegi ei tahaks või on riske, mida me ei tahaks võtta. Ja ma ütleks ka, et see kodus töötamise buum ei muuda seda, et ka ennem on jäetud nagu läpakaid ööklubisse, on asju lastud ära varastada, on asjad kaduma läinud reisides ja nii edasi. Et see kõik on tegelikult juba pika ajalooga asi, et selline turvalisus peaks olema ikkagi nagu läbimõeldud sõltumata ettevõtte suurusest, et mis siis saab. Et kui mul on näiteks ettevõtte kõik olulised andmed ei hoita mitte pilves, vaid hoitakse näiteks läpaka desktopil, et noh, ma ka väike ettevõtte juhina ilmselt mõtleks selle läbi, et kuidas vältida seda, et töötajad ei hoiaks mitte asju nüüd oma läpakates, vaid läpakad oleksid ikkagi puhas nii-öelda portaal selleks, et pääseda andmetele ligi, et jah, see on teema, et ma pigem ütleks, et see koroona tõi võib-olla alguses väljakutseid selles osas, et inimesed, kes võib-olla ei pidanud oma kodust internetiühendust niivõrd oluliseks ja need internetiühendused olid aeglased, väikse mahuga ja võib-olla nad ei olnud näinud vajadust maksta sellise kiirema interneti eest, siis seda küll tuli võtmetöötajatele väga kiiresti nii-öelda juurde aidata, et ikkagi mingid andmebaasiga tegelevad inimesed, et ikkagi selleks, et olla selles töös sees, ei saa sa olla sellise aeglaselt ajalinn ühenduse juures, eks ju, et see oli võib-olla selline ahaa-elamus. Ja teine osa võib-olla ka see, et me ju küll Eestis oleme harjunud, et absoluutselt igas keldris ka peab levi olema, aga juba puhtalt füüsiliste eripärade tõttu, et olles ka ise Elisas töötanud, siis julgen ka väita, et on ka olukordi, kus sa näed masti, aga sa oled ikkagi nagu väikese künka taga ja see levi ei pruugi olla kõige parem, et siis need inimesed, kes läksid oma suvekodudesse ja neid suvekodusid on ka väga leidlikes kohtades, siis oli alguses väljakutse ka see, et kuidas nad üldse mingisuguse nii-öelda kiirusega liikluse taha saada, aga jumal tänatud, tänaseks on see nagu selline 5G-ga ka see probleem ära lahendatud, et jah, et pigem ma ütleks, et need koroona teemad olid ennekõike seotud sellega, et kuidas inimestele piisav internetikiirus saada, sest jah, ka mina olen töötanud ennekõike oma elus ainult ettevõtetes, kus see küberturvalisus ja teadlikkus on olnud kõrge, aga seda tuleb ka elus hoida, et neid õngitsuskirju, see on ikkagi nagu kosmos, et need ikkagi arenevad pidevalt ja enam ei ole see, et mina siit Nigeeriast kirjutan teile, vaid et see võib olla ikkagi nagu täitsa normaalse kirja moodi asi. Nõus. Jah, mind ajavad ka vähest asjad rohkem närvi kui aeglane internet, et selles mõttes on õige, aga väga hea point selles mõttes jah, et millele ma ise nagu ei olnud võib-olla mõelnudki, et tõesti, et kui sa ju liigud sinna kodukontorisse, siis selle töö efektiivsus või tulemuslikkus mingis mõttes ka sõltub sellest kodusest infrastruktuurist ka, eks ju, et et kontoris sul on hea kiire wifi ja printer prindib, on ju, aga kodus võib-olla ei ole kõik need asjad alati saadavad, eks ju. Kui kellelgi tekib küsimus, kus saada kiiret internetti, siis Elisast saab. Elisast saab, väga hea. Mul kusjuures on ka Elisa väga kiire internet kodus ja kinnitan, on kiire küll. Vist isegi kiire mul kontoris, kui ma ei eksi. Aga proovime natuke IT-arendusest ka rääkida. Et see on ju valdkond, ma ei tea, võib-olla Artur parandad mind, kui ma eksin, aga seda ju tehakse ikkagi sisuliselt nagu ainult arvutiga, eks ju, et seal see töö nagu käib. Et kas sa näed, et nagu selles vallas nagu kodukontor on kuidagi nagu lihtsam, et ühesõnaga, et kas seal nagu on rohkem okei kasutada nagu virtuaaltööd või ühesõnaga, kui oluline on see tiimitöö selles arenduses? IT-arendajad on inimesed nagu kõik
kõik teised, et ja tiimitöö on ka IT-arenduses oluline. Et küll võib-olla selles mõttes nagu IT-arendusmeeskonnad mingil määral eristuvad siis võib-olla teistest meeskondadest, et meie enda kogemus ütleb, et selline 3/4 IT-arendajatest ikkagi eelistavad kodus töötamist ja nagu distantsilt enda asja tegemist ja see toimib väga hästi. Aga kõik need samad tiimi rutiinid ja see tegevused, millest me rääkisime, need on väga asjakohased ka IT-arenduses, ja ka IT-arendajate hulgas on inimesi, ütleme, see sõltub ikkagi palju inimtüübist, et kellel meeldib kontoris käia, tal on kontorisse võimalus olemas, ta saab võib-olla kontoris paremini keskenduda kui koduses keskkonnas ja et enda tööasjad ära teha. Et mina selles mõttes ei teeks väga suuri erisusi, et kas on nüüd IT-arendus või mitte, et küll nagu ettevõtte seisukohast on oluline teadvustada, et kui me värbame IT-spetsialiste, siis IT-arendajad eeldavad, et on kodutöö võimalus või kodukontori võimalus. Et seal sellist võimalust ei ole, ütleme sellist valikut tööandjal ei ole, et nüüd ainuke viis, kuidas IT-arenduses on meie ettevõttes tööd võimalik teha, et siis et sa teed ainult seda kontoris. See on välistus. Aga muus osas kõik need põhimõtted pädevad ka IT-arenduses täpselt samamoodi. Minu kogemus on see, et IT-arenduse ja sellise meeskonnal on võib-olla parem võimekus omavahel suhelda nii-öelda distantsilt, et nad kuidagi on nagu see, kuidas nad suudavad suhelda läbi erinevate kanalite, neil on omad keskkonnad, kus nad suhtlevad, ehk et kui mul on endiselt nagu kolleege, kelle jaoks nagu enda verbaalne väljendamine läbi nagu klaviatuuri on ikkagi nagu tõsine pusimine, sest et toksitakse nagu pöidlaga, siis üldjuhul IT-inimestel see, et mingis chatroomis infot vahetada tööalast, kusjuures on täiesti tavapärane ja olnud nii juba aastaid, et nad isegi nagu meeskonnana ei ole nii suures ohus kui need ülejäänud võib-olla, aga mis on teine asi, et nad kipuvad olema tihti natuke introvertsemad, nad on oma meeskonnaga väga tugevalt seotud, aga tänu sellisele pidevalt distantsilt töötamiselt nad natukene irduvad sellest muust kollektiivist ja nad ise ei pea oluliseks seda teiste inimestega suhtlemist, aga nad natuke alahindavad, et mis roll tegelikult on see üldisele nagu tööga rahulolule, et see elu ei kipu olema selline nagu ühepoolne, et kui sa ise ei panusta oma teiste kolleegidega suhtlusesse absoluutselt, siis ei ole mõtet oodata, et teised sulle kogu aeg koju lilli saadavad, et see selline teatav tähelepanu sellele, et ikkagi toome need IT-mehed ka vahetevahel sealt oma teokarbist välja ja püüame neile seda elu näidata, et nad puiklevad vastu, aga lõpuks nad ikkagi, need nõksud on olemas, kuidas nad sealt nagu siis välja koukida ilma rasket nagu valu tekitamata, aga nad lähevad pärast seda jälle ilusasti nagu karv läikimas tagasi sinna oma pessa, et ikkagi jällegi juhina tuleb aeg-ajalt meeles pidada, et meil on kuskil inimesed, kes on jumala rahul sellega, mida nad teevad, nad ei tunne vajadust ümbritsevaga kontakteeruda väljaspool oma tiimi, aga selleks, et nende rahulolu säiliks, tuleb nad aeg-ajalt ikkagi nagu parketile tuua ja silitada ühtepidi ja teistpidi. Ja kindlasti, et see ka IT-arenduses ja IT-inimestel on see füüsiline kohalolu ja tiimiga koos olemine oluline ja tegelikult see läbi sellise füüsiliste või nagu ütleme siis kohale tulekute sealt see võimendab ka seda sama siis virtuaalset suhtlust, sellepärast et kui online kanalites võibki jääda näiteks kellestki selline mulje, et ta on väga suletud, kuigi tegelikult on tegemist hästi avatud inimesega. Siis läbi sellise kokkusaamist on see võimalus inimest paremini tundma õppida ja hiljem juba palju paremini ka omavahel suhelda on meeletult suur, et selles mõttes kohal käimine, kokkusaamine on sama väärtuslik IT-inimestel kui kõikidel teistel töötajatel. No väga hea, sellega me olemegi tegelikult siukse tunnikese seda saadet täis teinud, et igal juhul suur tänu, Artur, sulle
saatesse tulemast, suur tänu Kai. Ja ega muud midagi, kui et kutsuge siis ikkagi oma töötajaid aeg-ajalt kontorisse ja rääkige nendega niisama ka juttu, et siis püsib tiim tugev. Mina olen Kaarel Kook ja tänud kuulamast ning kohtume uuesti juba juulikuus. Aitäh! IT-tund. Saate toob sinuni Elisa, IT-ekspert, kellele saad kindel olla.